Mina olen Kristi, taaskasutuskoja perenaine ja umbes 6-7 aastat tagasi sai see taaskasutuskoda loodud eesmärgiga ise oma asjad kusagile ära panna, oma sugulaste asjad ära panna, sõprade ja Lõuna-Eesti asjad kusagile teisele ringile saata, sest sellel hetkel ei olnud siin ühtegi sellist taaskasutuskoda. Kuna me oleme ikkagi Moostes ja see on ikkagi nii väike koht ja tõenäosus, et nagu kliendid meid üles leiavad, on ikka suhteliselt väike, et siis tegelikult see idee oli meil nagu kohe alguses olemas, et internetikaubandus ja pakimajandus oli juba nagu siis tõusuteel, et siis meile tundus see ikkagi nagu ainus mõte, kuidas siin ellu jääda. E-poe loomiseks oli siis 2 varianti, kas osta siis teenus või teha ise. Kuna mulle pakkus endale nagu isiklikku huvi ja kuna ma varem seda teinud ei olnud, siis oli paras väljakutse. Ja siis vaikselt hakkasingi nagu pildistama tooteid e-poe jaoks ja nüüd see ongi minu igapäevatöö põhimõtteliselt, et paralleelselt sellega, kui pood on lahti, siis mina vaikselt nurgas pildistan. Ja nii me oleme toimetanud siin päris pikalt juba. Kõik see, mis siin on inimeste poolt siia ise toodud või me ise toome kas siis erinevatest jäätmejaamadest, kellega meil on lepingud, need asjad siia või käime ise asjadel järgi. Seda poodi ei oleks siin füüsiliselt koha peal olemas enam aastaid, kui ei oleks väga hästi toimivat ja väga hästi Pireti poolt hallatavat Facebooki ja väga kiiresti ja väga ausalt toimetavat e-poodi selles mõttes ka, et see nõuab nagu väga palju tööd, eks ju, hallata seda niimoodi, et ei oleks nüüd pettunud kliente, kui sa iga päev peaksid siin nagu koha peal olema, eks ju, ainult selle kohalike ostjaskonnaga või ütleme see, kes siin koha peal käib, siis ma usun küll, meid ei oleks.